Tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused osa number 9. See tähendab, et 9 Selva vallavolikogu istung toimus. Mitu nädalat tagasi juba? Jah, juba mitu nädalat tagasi. Elu on olnud vahepeal keeruline ja nüüd kajastame teeme lühike saate, kajastame mõne asjaga siis, kuidas toimus, mis meil toimus siis vallavolikogus. Esimesena tegi kohe avalduse üleelmine vallavanem Priit Värv siis, et tal on füüsiliselt raske olla seal volikogu saalis ja tal on häbi seal olla. Et mul on tunne, et ta on läbinud väikese meeleparanduse, et võib-olla ta nüüd saab aru, et miks mul oli seal füüsiliselt raske olla nende ebameeldivaste otsuste pärast ja miks ma olin enamus aega veebiteel. Aga mis see põhjus oli, miks tal oli raske ja häbi olla? See põhipõhjuseks tõi ta siis välja või mis see põhipõhjus oli see, et Elva gümnaasiumi direktor siis vallandati seoses mustade kaartidega, nii-öelda siis koguti õpilaste andmeid õpetajate käest, et millised õpilased võiks siis Elvas koolis jätkata ja käia, keda siis sinna vastu võtta. Et nii need asjad olla ei tohiks, et ilmselgelt ikkagi õpitulemused ja muud kriteeriumid, aga korjata nagu siis õpetajate käest andmeid, et milliseid õpilasi nüüd välja jätta või milliseid mitte, et väga ebakompetentne tegevus. Ja seda siis nagu kaitsma tulla ja sellepärast, et nüüd häbi on seal lausa olla, oli natuke komöödiafilmi sarnane, aga olgu see. Allkirjade kogumine direktori toetamiseks, kas see oli ka kuidagi... Jah, tegelikult oli ju kuulda ja päris koledaid asju, et õpilastelt korjati siis allkirju siis Sammuli toetuseks ja lausa kontrolltöö ajal, et tundide ajal, et kirjuta siis ja paberile alla, siis saad jätkata seda kontrolltööd. Et selliseid asju üldse nagu koolides ei tohiks kindlasti olla. Seal on ka eelnevalt olnud ebaseaduslikke läbiotsimisi ja kõik, et eks direktori vahetus oli küllalt oluline seal. See oli vajalik tegevus. Kevadpidu jäeti ära õpilastel. Kelle karistamine nüüd see oli, et õpetajad, te karistasite sellega lapsi, mitte vallavalitsust ega mitte kedagi teist, vaid lapsi, kes olid ettevalmistunud, teinud selleks aasta aega palju tööd ja jätta ära nagu kevadpidu sellise siis protestiks nii-öelda õpetajate poolt, kole lugu, et ja samas veel tundide ära jätmised, miks need õpilased siin selle koha pealt nüüd süüdi olid, et väga kole tegelikult, sellised asjad ei tohiks juhtuda meil. Volikogu esimees andis sõna õpetajale, kes siis tuli direktorit kaitsma, et seda oli ilus vaadata, et päevakorra väliselt vist anti talle, et päevakorras teda kirjas ei olnud ja kui mina nüüd lähen enda sellesse valitsemisaega või volikogu aega, siis Palupera kooli teemal ei antud sõna lapsevanemale, kes tahtis kooli ja lastevanemate ja laste eest sõnavõttu teha. Aga küll anti mingile kogukonnaliikmele, kes siis nii-öelda esindas vilistlasi, aga vilistlased on ju nagu minevik, olevik on meie lapsed, meie lapsevanemad, et meeleparandus on jälle volikogu saalis toimunud. Ikka. Asjad muutuvad õiges suunas. Aga tahad sa siia veel midagi rääkida või lähme heade uudiste peale? Ei hakka pikalt sellega. Ranitsa sünnitoetuse tõstmine 2018 viimati muudeti ja nüüd tegite ära? Jah, valdade ühinemist ajas saadik pole muudetud ei sünnitoetuse määrasid ega ka Ranitsad siis toetuse tõstmist. Ja meie siis EKRE ja Isamaa poolne valimislubadus koalitsioonilepingus oli kenasti sees, et me tõstame Ranitsa toetust topelt ja sünnitoetust topelt. Sellega läks päris
kõvaks kähmuseks. Jauramine oli see? See oli kõva jauramine, tund aega praktiliselt, siis eelneva vallavalitsuse juhid siis aktiivselt võtsid sõna, et küll mainisid, et ei ole nagu toetuste tõstmise vastu, aga peaks kõik need eelnõud peaks olema siis seadusepäraselt tehtud, kuigi jah, tasub natukene asja süveneda ja kuigi nagu vana vallavalitsus ju peaks ju ometi teadma, et kui sotsiaaltoetusmäärade eelnõu võib iga vallavalitsuse liige esitada, volikogu liige esitada olenemata ajast, ei pea tema sinna katet leidma, see on vallavalitsuse tegevus ja nad millegipärast rõhusid, et ikkagi kate, see on eelarve vastuvõtmisel selline asi, et peab olema kate laua peale panna, et kus see raha võetakse. Sellisel juhul, kui on sotsiaaltoetuste määra muutused, selle jaoks ei ole vaja. See tuli ka lõpuks välja, et kuidas see seadusandlus on. Vallasekretär seletas kenasti lahti, aga olenemata sellest ei muutunud hääletamine mitte kuidagi, et nemad jätsid hääletamata lausa selle koha pealt. Meil on ranitsa toetus 16 või 18 000 on siis selles valla eelarve tõus. No tulge 40 miljoni eelarve juures, pea 40 miljoni eelarve juures nüüd siis selline väike tõus lastele siis anda nüüd veidike midagi ikkagi tundus nii suur ja oluline siis. Ja sünnitoetus absoluutselt veel läheb täiesti uude eelarve aastasse, ei ole selle aasta eelarvega midagi pistmist. Aga näed, võt sellised opositsioonisaadikud siiski. Opositsioonisaadikud, ma saan aru, kui nad oleksid verivärsked ja ei oskaks seaduseid lugeda, aga ometigi vallavanem olnud aastaid 10 olnud volikogus, Eiki Jansen täpselt samamoodi ju vana tegija ja ei oska lugeda seaduseid ja ei tea, kuidas asjad käivad, et mul on tunne, et nad on olnud lihtsalt ilusad seal ja keegi on nende taga tõmmanud kange, et kas siis lihtsalt ilus olemisest piisab seal volikogus või? No ei tea, pole oma asju väga selgeks teinud endale, kuigi nagu seal oli ka päris põnev situatsioon, kus Heiki Jansen ütles Aivar Õunale, et miks te ei teinud siis 4 aasta jooksul ühtegi ettepanekut tõsta ranitsa toetust või sünnitoetust. Mis sa arvad sellest? Mitu asja läks läbi, kui sina olid volikogus 4 aastat? Mitu ettepanekut arvestati opositsiooni poolt? Tuleb meelde, et mõni või? Mul ei tule ühtegi. Minu teada mitte Aivar ei olnud ühtegi, minuni ei olnud ühtegi, et keegi teab võib-olla enda eest rohkem rääkida, aga isegi ei. Põhimõtteliselt mingisugust sisulisi küll mitte. Et nüüd tulla nagu ütlema, et ei teinud ettepanekut, siis nagu rumal jutt. Ei no kellegil on mälu ka selles mõttes, meil on mälu. Me oleme ikkagi, dementsust ei ole selles mõttes, aga tundub, et opositsioonis oleval saadikutel on väike dementsus, et nad ei mäleta. Aga nagu jah. Ja ta ütles ka, et komisjonides on, et komisjonis oli ka arutusel see on ju, see teema ja et Heiki Jansen siis ütles, et mis te siis üldse küsite arvamust, et viige oma valimislubadused siis kohe täide, aga see ongi okei ju, inimesed on ju saanud mandaadi ja viivadki oma valimislubadusi täide, mis sellest siis nagu imelikku on ja ma saan aru, et Reformierakonnal on see tavaline, et peale valimisi tulebki dementsus või Alzheimer ja on ära unustatud, mida lubati ja läheb oma rada pidi ainult edasi, eks. No Eiki jutt ka, et kas see hakkab nüüd sündivust tõstma, kui me paneme nüüd sünnitoetuse 550 asemel 1100, et kas nüüd hakkab meil trobikond lapsi sündima. Selline lähenemine ja mõtteviis on juba natuke haiglane. Kas see siis peaks siis või? Aga ilmselgelt ikkagi tugi on, mina arvan. Ja komisjonide teema ka, et kui Eiki ütleb, et komisjonis öeldi nii ja siis teie teete ikka naa, siis ma tuletan meelde, kuidas oli siis mõned aastad tagasi, kui mina olin volikogus ja komisjonides käisin, siis toodi eelnõu, tutvustati seda, siis räägiti põhimõtteliselt komisjoni liikmed surnuks on ja küsiti, kas arvamust on, inimesed küll avaldasid oma arvamust, aga ta läks ikkagi lükati see läbi olenemata siis nendest arvamustest või asjadest, sest tegelikult ju Marika Saar, tookordne
komisjoni esimees siis ütles, et kas me saadame selle sellisel kujul volikogusse, ta ei öelnud, et nüüd kas te sisuliselt olete nõus sellega vaid et lihtsalt, et kas me saadame sellisel kujul ta volikogusse kogu lugu, et nad juba teadsid, et see ju läheb läbi, noh, et Heiki Jansen teab täpselt, millest ta räägib. Vanakala. Jaa, et selle koha pealt see sai vastu võetud, sünnitoetus, ranitsatoetus, täna ikkagi on töö tehtud, asi korras. Väga äge, tublid olete, et inimeste poolt seda on ilus vaadata. Selleks me seal olemegi. Aga varahaldused ja Elva-teenused, mis nendega? Siin on ka väiksed muutused. Väiksed. Tähendab siis sisuline pool on selline, et varahaldus läheb likvideerimisele ja läheb nagu kõik need teenused lähevad nüüd Elva teenuste alla. Ehk siis kõvasti väheneb see struktuur ja olulised sellised väiksemad olulised asjad jäävad Elva teenuste kanda. Et lumelükkamise mingisugused väike üksus jääb, suuremad asjad kõik lähevad erasektorile hangetega, et me ei ole erasektorile konkurents, vaid koostööpartner, et pigem oma õigem anda neid erasektorile. Et sealt on praegu ka varahalduse juht on lahkunud juba avalduse laua peale pannud ja nüüd siis käib siis see struktureerimine. Konkurss on läbi, käivad läbirääkimised ja otsitakse sobivat kandidaati. Tähendab, konkurss on läbi, kandidaadid on enda avaldused esitanud ja üsna pea saame teada, kes on siis meil Elva teenuste uus juht, kes võtab siis ette varahalduse likvideerimise poole ja selle uue struktuuri siis kinnitab korralikult või paneb paika. Kas, kui teie siin nagu kärbite Elva teenuseid, kas siis Peipsi äärde valda siis laieneb see, et kuuldavasti Peipsi ääre vald loob endale Peipsi ääre teenuseid, et Heiki Jansen on Peipsi ääres ju majandusosakonna juhataja, et kas tähendab Krista Loog nüüd läks ära teenuste juhilt, et Krista Loogil praegu tööd ei ole, et kui sinna luuakse Elva teenused, et kas siis Krista Loog siis, või Krista Loog siis läheb nagu sujuvalt ka nagu? Jah, sinna ei tule selline. Ühe autoga hea käia ju. Ma ei oska öelda, kas sinna tuleb mingi pereettevõte või kuidas seal need asjad olema hakkavad, see on minu arvamus, aga luua sellist üksust, mis nagu tegelikult ei teeni rahvast, Peipsi ääre rahva arvamus, eks nad mõtlevad. Pange Peipsi ääre rahvas, pange rahva hääletusele, kas seda ikka on teil väga vaja. Vaadates, et Elva tõmbab otsad kokku, siis miks teie peaksite seda looma, kui Elva otsad kokku tõmbab? Nii tore, kui kaks inimest ühe autoga saavad käia. Kokkuhoid missugune. Aga Rõngu koolil on uus direktor. Ma väga loodan, et see uus direktor hakkab ka Palupera kooli rohkem hindama. Kuidas ma ütlen? Ütlen siis nii, et kuna Elva või selle Rõngu kooli keskkooli direktor läks uutele jahimaadele Põlva kooli juhtima, et siis on vaja meil uut direktorit. Ja sinna on uus direktor nüüd kinnitatud, küll vanast kaadrist, vanast struktuurist. Loodame, et hakkavad kenasti tööle ja arvestavad ka Palupera kooliga, mis kuulub praegu Rõngu keskkooli alla. Eks me saame teada need arvamused. Konkursil ütles vastav isik, et ta väga hoolib Palupera käekäigust. Palupera saab kindlasti ka 27-28 õppeaastal oma siis direktori ja läheb oma juhtimise alla, aga õigel ajal, kõik tuleb õigel ajal. Vaatame, kuidas see asi liikuma hakkab. Loodame parimat. Nii palju veel, et ega meil on siis direktorite vahetus aastal. Et ka Konguta kooli direktor, kuna läks pensionile, on ka sinna konkursi korras uut juhti vaja. Et meil on kõva juhtide vahetus Elva vallas, aga see ongi värske veri ju selles mõttes, et teie tulite värskusega ja nii läheb. Hea eesmärgi nimel ja need asjad kõik. Aga see ongi valus nagu iga vahetus, iga kaotus, see nii-öelda kaotus, kes kaotab töökohal, küll läheb ise ära, aga see on vajalik, et luua muutust. Ja muidugi.
ühtegi head asja ei sünni ju, et keegi ka vastu sellele ei ole, et see on täitsa loomulik. Mis meil veel on? Mis sai kõik? Täna sai midagi väga pikalt toome olulisemad asjad täna välja, et aga esmaspäeval ehk siis juba homme on uus volikogu, nii et uus salvestus tuleb juba nädala aja pärast, et siis teeme koheselt ära, et siin tuleb hulga jällegi põnevaid teemasid, aga ette ei rutta. Iga asi õigele. Ja järgmiste värvikate vestlusteni. Kõik ilusad. Tšau! Tšau!